Ja mentori ülesanne on eelkõige aidata noortel oma äriideed läbi mõelda ja peegeldada tagasi nende enda mõtteid. Sest tihtipeale peegeldamine annab just sulle selle tulemuse, et sa jõuad arusaamisele ka enda mõtetes. Tihtipeale sa võid rääkida peegliga, aga sealt on väga raske tagasisidet saada. Et mentor peabki olema see, kes peegeldab sulle sinu mõtteid ja küsib õigeid küsimusi. Mentor ei ole see, kes sunnib sind midagi tegema, kohe kindlasti mitte. Mentor on see, kes aitab omas nišis. Siin on tegelikult ka suur vahe, kes on mentor ja kes on coach. Mentor on väga konkreetses nišis, inimene, kes sind aitab. Coach on see, kes sind aitab kogu protsessi läbida. Ehk siin on nagu väga oluline vahe, et mentori ülesanne on ikkagi võtta konkreetne teema ja sind sellega aidata edasi vastavalt oma teadmistele ja oskustele, aga mitte sinu eest asju teha. Ma arvan, et kõige rohkem arendab see endaga hakkama saamise oskuseid. Ehk siis valmistab sind ette selleks, et sa elus edasi jõuaks, vahet ei ole, mida sa tulevikus teed. Tegelikult nii palju, kui mentiid õpivad mentorilt, täpselt sama palju õpivad mentorid mentiidelt. Sest iga äriidee on unikaalne omas elemendis. Alati tekivad omad probleemid erinevate äriideedega ja mentoril on tegelikult äärmiselt huvitav aidata kaasa nende probleemide lahendamisele ja läbi selle ise targemaks saada. Põhimõtteliselt ta saab välja tulla oma sellest mullist, kus ta tegelikult on. Ta saab samamoodi võtta kõrvalt vaataja pilgu, sest tegelikult mida tema teeb igapäevaselt, tema on omas mullis kinni. Ta võib küll mõelda, et ta teab ja näeb kõike, aga samas kui tullakse ka tema juurde talle nõu andma, siis samamoodi peegeldatakse talle seda, mis olukorras ta parasjagu on. Ega ettevõtjad ju niisama ei kasuta konsultante sisuliselt sama mure lahendamiseks, et kui sa oled oma igapäeva töös kinni, siis sa ei näe asju väljapoolt.